Ja praegu siin diivanil on aga istumas üks teine mees, kes tegelikult oskab ka muusikat teha ja muusikat mängida, aga tegemist on ultramehega. Leivo Sepp, tere õhtust! Tervist! Klaverit me sulle täna siia ei toonud, aga ma arvan, pole hullu, eks ju. Kuidas sa ennast täna tunned? Kuidas sul jalad on? Tunnen ennast väga hästi. Ma tulin siia joostes, hoidsin hästi madala tempo, et mitte higisa puhta särgiga eetris olla. Aga põhjus, mille pärast tegelikult me küsisime seda, kuidas sul jalad on, kuidas sa ennast tunned, on ühes väljakutses, mis tegelikult Leivo korda saatis nädalavahetusel ja milline see väljakutse on, sellest nüüd lähemalt. Samal ajal, kui tuhanded aerutajad laupäeva varahommikul 100-kilomeetrise Võhandu maratoni starti asusid ja esimesed juba ka Tammula järvest värskendust otsisid, läks üks mees jalgsi teele. Esmakordselt Võhandu maratoni ajaloos toimus jooksja versus aerutaja väljakutse. Kes läbib 100 kilomeetrit kiiremini, kas mees Leivo Sepp joostes või esimesena mööda jõge finišisse jõude valus? Täiesti pea on tühi, ei oska midagi oodata, sellepärast et distants on nii pikk 100 kilomeetrit, et siin võib kõike juhtuda. Kes võidab? Kui minu käest küsida, siis mina tahaksin hoida jookse lippu kõrgel. Leivo oleks kindlasti tulnud süstaga, aga kahjuks ta vist ei saanud oma süsta kätte, mis ta oli tellinud ja tuntud jooksumees Leivo otsustas, et oma numbrid raisku ei lase ja paneb numbri ette, arvutas distantsi umbes välja, vaatas kõik sillad, pani endale marsruudi paika. Iga aasta Võhandu on saanud mingisuguse oma lisa, et miks mitte joosta see läbi ja võib-olla tekib sellest veel oma sari. Nii, 22 kilomeetrit on joostud. Kuidas läheb? Läheb päris mõnusalt. Et tempo on korras? Tempo on väga hea ja silla peas on jälle väikse arbuusiampsu ja... Leivo on väga põhjalik kõiges nii oma ettevalmistustes, treeningus kui ka söögiplaanis, nii et ma väga täpselt tean, et mida missuguseks vahepeatuseks välja tuua. Et kuna täna on väga palav, siis põhiosa on joogil, et vett, Coca-Colat, spordijooki polegi veel jõudnud kõike välja panna, aga siis söögist siin on Leivo eri. Ehk siis need on puuviljatükikesed, millele peale on pandud paar tükikest moorapead. Ma selle idee peale tulin alles nädal aega tagasi ja siis ma lihtsalt panin raja kokku ja palusin Kajal siis endale juua pakkuda. Nii lihtsalt käibki, võtad kätte, et ma nüüd jooksen 100 kilomeetrit. Jah, täpselt. Ja miks mitte siis koos kajakkidega. Võhandu 100 jooks kuuma päikese all jõudis Võõpsu finišisse 8 tunni 20 minutiga. Daamid ja härrad, meie ette tuleb raude mees, Leivo Sepp, neid minuteid arvestage ise, väga palju vajaka ei jäänud. Ma olen tegelikult tulemusega super hästi rahul, sellepärast, et arvestades ilmaolusid ja siin rajal juhtunud viperusi, kõike seda arvesse võttes, ma arvan, tulemus on nagu super hea. Super hea tulemus, kuid kas joostes suudeti Võhandu maraton Leivo poolt läbida kiiremini kui aerutajate poolt? Vastus on, et seekord veel mitte. Esimestena tulid finišisse ajaga 8 tundi 8 minutit Andres Kaju ning Indrek Kermon 2 süstal. Leivo Sepp on meil siin sama stuudios ja kui loos sai just äsja mainitud, et seekord veel mitte ei õnnestunud aerutajaid võita, siis Leivo siin kõrvalt kommenteeris, et küll jõuab ilmselt ka selleni. Vastab see tõele, et sa tahad ikkagi selle asja ükskord ära teha, võiduga lahkuda sealt? Muidugi. Ja tegelikult, nagu me teame, ikkagi päeva lõpuks võidab sport, aga ikkagi on meil ajalised eesmärgid ja challenge'id on ikkagi ka silme ees. Sa ei väsi Leivo selles mõttes üllatamast. Küll me oleme siin aastate jooksul näinud sind tegemas erinevaid asju, kas või kajakisõidust rääkides, jooksu igasugustest ultradistantsidest, rattast ja nii edasi. Selle loo puhul, selle distantsi puhul sa rääkisid siin, et hoolimata viperustest sa oled rahul. Räägi nendest viperustest, mis sul siis seal Võhandu 100 peal joostus juhtus? No tegelikult oli neid päris paras port seal, et alates sellest juba, et mul kusagil 40-50 kilomeetril hakkas ninast verd jooksma ja siis Kaja, minu support, ütles lihtsalt nii, nüüd teidad pikali ja enne edasi ei pääse, kui nägu puhas on. Aga mis see põhjus oli? Ülepingutus?
ma arvan, et see ikkagi väga kuum ilm, ülepingutus, kõik need asjad kokku. Aga rohkem seda ei juhtunud, nägu sai puhtaks ja sai edasi minna. Ja samamoodi oli sul seal, ma saan aru, veeprobleem mingi hetk ja koer hakkas taga ajama. Et tegelikult meil oli kokku lepitud, et igal sillal ma saan nagu topsiga juua, aga siis oli niimoodi, et GPS oli juhatanud auto siis kuskile täiesti võpsikusse, nii et ta ei saanud sealt ümber keeratud ja siis ta oli seal võpsikus kinni autoga ja siis mul jäi 2 silda vahele, niimoodi, et ma pidin kokku 18 kilomeetrit jooksma selle pisikese 200 milliliitri veega selles palavuses, et see oli päris keeruline. Vett kulub palju tegelikult ja temperatuur oli see 26-7 kraadi, päikse rohkem. Ja, muidugi, kaugeltki rohkem, 28-9. Aga ühele koerale hakkasid ka meeldima. Ja, seal oli ühe talu juures oli koer ja ma vaatasin, et see koer on ketis seal ja ma vaatasin, et sa aia ja koera vahel, et loomulikult koer ulatab aia, nii et mul seal ruumi pole, aga et kui ma kähku läbi lipsan, et siis ma saan sealt koera ja aia vahelt läbi ja siis on kõik korras jälle. Aga siis, kui ma sealt vahelt läbi sain, siis selgus, et see koer oli pika traadi otsas ja ta jooksis mulle veel päris mitusada meetrit järgi. See oli kõige kiirem lõik sul, ma arvan, eks? See oli väga kiire lõik. No aga räägime nüüd sellest, mida ajendab üldse ühte inimest ette võtma seda teekonda, et tõesti läbi joosta 100 kilomeetrit? See ei ole ju siuke asi, et hommikul ärkad üles mõtled, et täna jookseks. 3 aastat tagasi, 2018, me sõitsime koos Andres Kajuga selle sama Võhandu maratoni 2 süstal läbi alla 8 tunni. Ja mul tegelikult oligi nagu siis nüüd idee, et iseenda aega üle joosta. Et see oli tegelikult nagu selline sisemine motivatsioon, et olla kiirem kui 8 tundi. Aga miks seda kõike teha? See on ju selles mõttes ikka ränk ettevõtmine, see tegelikult ei ole nii lõbus ja tore kui sellest samast loost, mis me nägime paistis. See ei ole ju nii lihtne tegelikult. Selleks on vajalik muidugi nagu ettevalmistust, aga tegelikult see, mida sa pärast tunned, see on see, mille pärast sinna minnakse. Ja see sama tunne, ma kujutan ette seal distantsi ajal võib olla täpselt selline, et mitte kunagi enam iial. Miks ma teen seda? Kui sa oled ära lõpetanud, sa mõtled, paganama vägev oli, millal ma uuesti teen, eks ju? Aga kas on ka selliseid hetki, et kui te jooksete, et te mõtlete, et võt sellest kilomeetrist ma enam edasi minna ei saa või teil on juba niimoodi, et ükski kilomeeter ei ole enam ületamatu? Ma olen jõudnud nii kaugele, et tegelikult on siin üks päris suur tarkus ja tarkus on jalgades ja peas. Ehk siis tegelikult igasuguse spordivõistluse starti või jooksu starti toob meid füüsiline võimekus. See on see, et me oleme teinud trenni, me oleme käinud jooksmas enne seda. Aga selleks, et niisuguse pika võistluse finišisse jõuda või lõppu jõuda, siis selleks on vaja mentaalset tugevust. Ja seda tuleb samuti treenida väljas olles, seda ei saa ka laua taga lihtsalt endale mõelda. No siin nüüd oli Võhandu puhul 100 kilomeetrit. Oled sa oma elus mõne distantsiga pikemalt läbinud, oled sa rohkem jooksnud kui 100 kilomeetrit? Ja, et mulle tegelikult meeldivadki nagu sellised pikad distantsid, rohkem kilomeetrid pikad, aga siis ka see, et seal on nagu palju mägesid. Ja see kõige pikem distants siis on, mis sa oled läbinud, mis sul seal esikohal hetkel on? Täna on esikohal 100 miili. 100 miili, see on 160 kilomeetrit. Umbes, jah. 160 kilomeetrit kujutad sa ette? Ma ei kujuta ausalt öeldes, mina vaevu suudan oma 5 kilomeetrit ära joosta. Aga hea seegi, peaasi, et ikka jookstud saab, on ju. Ja kuidas ütlus oli, et ka halb jooks on parem kui mitte ükski jooks, eks ju, üldse jooksma minemine. Aga kui me sellest tervisesse põgusalt mainisid seda, selle tervisevõrd tulemus on tegelikult viimastel päevadel kas tippsportlaste puhul väga tähelepanu keskmesse tõusnud. Kuidas nüüd sinnamaani välja jõuda, kus sina oled, et tõesti see ei ole niimoodi, et ma tõusen täna hommikul diivanilt, ütlen, et kuule pärast lõunat võiks tegelikult mingi 100 otsa teha, et sõber, mis sa arvad, tule kaasa, eks ju. Et mida kogu sellel teekonnal arvestama peaks, kui palju seda tervist peaks jälgima, kuidas ennast kuulata ja nii edasi? Sellel teekonnal on kõige tähtsam tegelikult püsivus. Et kui sa ütled, et sa jooksed 5 kilomeetrit, see on väga tubli. Sellepärast, et kui sa jookseksid iga päev 5 kilomeetrit, siis see ongi tegelikult see püsivus. Ja see on see tegelikult, mis viib päeva lõpuks sihile. Et me ju teame, et on 2 tüüpi inimesed. Need, kes on väga andekad ja need, kes on väga töökad. Ja tavaliselt tippu joovad need, kes on väga töökad. Ja see tegelikult väljendabki selles, et sa oled püsivalt teed neid asju. Aga kui näiteks on inimene, kes praegu vaatab, kes ei ole elu sees mitte kunagi
kunagi jooksnud ja tahaks kuidagi alustada, siis millest alustada, et kas alustada niimoodi, et 500 meetri kaupa niimoodi rahulikult või võtta natukene selliseid suuremaid eesmärke või väiksemaid eesmärke või üldse mitte alustada? Või kohe maratonile? Või kohe maratonile, jah. Minu õde alustas mõned aastad tagasi jooksmisega ja tegelikult siis tal oli täpselt seesama küsimus, et kuidas nüüd siis hakata pihta sellega. Ja siis tuligi alustada sellest, et 5 kilomeetrit ja siis ei jõua 2 kilomeetrit järjest joosta, siis kõnnid 500 meetrit, proovid joosta jälle, saad 500 meetrit joosta, jälle kõnnid ja niimoodi ta alustaski. Ja täna on ta jõudnud nii kaugele, et ta mõtleb, et võib-olla juba peaks maratonile minema. Uskumatu. Tegelikult see on kõik peas kinni. Ma ütlen, see on kõik peas kinni või nagu ütlevad legendid, et iga kilomeeter saab üks kord läbi ja selle tsitaat minust kuulub Võhanda maratoni korraldajale Hillar Irvesele. Täpselt. Kilomeeter saab üks kord läbi. Aitäh, Leiva, sulle stuudiosse tulemast ja ma saan aru, et sa siit Maarjamäelt nüüd lähed jooksuga.